veel üks boonusvideo sulle, et keda paluda juhatusse ja miks see üldse oluline on. Et ühes videos ma siin soovitasin, et igal ühel peaks olema vähemalt üks oma osaühing ja nüüd on küsimus selles, et kes seal juhatuses võiks olla. Et kui sa oled endiselt veel palgatöötaja, siis seda enam sul tekib see küsimus, et kas ma ikka teen firmat, et ma ei saa ju enam koondamisrahasid või vallandamistoetusi Töötukassalt, kui ma olen kusagil ettevõtte juhatuses. Ja tõesti nii see ongi, et meil on muudetud siis tööseadusandlust, et enam juhatuse liikmed Töötukassa mõistes ei loeta siis töötuteks ja nendel sinna nagu asja ei ole, et tasuta koolitusi ei saa ja mingit muid toetusi ka ei saa. Ehk kui sul on kunagi lootus saada koondatud või siis vallandatud ja sa soovid saada Töötukassalt mõnda toetust, siis sa peaksid endale kuuluva ettevõtte juhatus paluma kedagi teist. Ja mis niisugune pop teema nagu on või päris levinud, mida ma järjest rohkem kuulen, on see, et palutakse sinna juhatusse siis keegi, kellel ei ole seda koondamisohtu, näiteks pensionile läinud ema, isa või vanaema, vanaisa, ehk siis keegi, kellele ilmselgelt ei saa enam koondatud saada, sest ta juba on pensionil. Ja see ei tähenda seda, et sa ei saaks ettevõtet igapäevaselt ise juhtida, vaid see tähendab seda, et peab teha volitus, saab teha notariaalse volituse näiteks sinu nimel, et sa saad ettevõtet igas olukorras esindada ja siis läbi selle esindamise sa saad kõik toimingud ära teha ja omanik sa saad endiselt ise olla. Nii et mõtle selle peale ja kui vaja, siis leia vanema, keda panna juhatusse. Head tegutsemist!